Tervitused Maldalt. Täna räägib Mairo. Räägi sellest, et kui hästi meil Frankfurdi lennujaamas läks. Ma ei julge sest teile rääkida. Ja põnev oli. Tore oli, see oli teele osa. Võt 179. Umbes nii. Kuidas siis oli laupäeva hommikul ärgata? Laupäeva hommikul, täna on pühapäev. Laupäeva hommikul, kus ma ärkasin? Ma ärkasin Pärnus. Ärkasid Pärnus. Ja siis me sõitsime bussiga Riiga. Ühesõnaga me sõitsime bussiga Venemaale. Sealt me sõitsime teise bussiga edasi Venemaa lennujaama, mis oli juba Riia lennujaam. Riksis käisime, no. Riksis, jaa. Siis me läksime Frankfurti. Teele sina nüüd ära vaata. Ja lennukis me kuulsime, kui hästi organiseeritud lennujaama Frankfurt. Ja me mõtlesime, no problem, saame hakkama. Võtsime sinna ja no, mis siis oli tund aega, eks siis me ringi veel. Ma ei tea, rohkem isegi võib-olla me lihtsalt ei leidnud ülesse. Ja. Mida edasi teha? Ja me pidime Lufthansaga lendama, aga lõpuks me lendasime millega? Air Maltaga. Air Maltaga, väga. Ehk siis Estravel dokumendid olid jumala võssa tehtud. Vot teele. Tšau teele. Oli takso, mis asi see oli? Ega see, millega me tulime siia, apartmenti. Ma arvan, et see oli see Paragoni mingi autojuht, sest see ei olnud takso. No igatahes see tüüp oli mingi normaalne vähemalt. Algusest oli hea, siis ma mulje Crazy driver. Siis tulime meile siia. Georgi. Ja mis see teine on? Igatahes itaallane. 2 itaallast oli. Aga eile oli üks itaallane, kes ringi liikus. Ta siis näitas meile toad ette, see on pärast liigume võib-olla sinna poole. Ja ega tegelikult eriti midagi ei teinud teile. Ühesõnaga me leidsime 2 itaallast, kes väga inglise keelt ka ei oska, aga täna me leidsime ühe hollandlase ka, kes räägib nagu fluent English. See tuleb alles natuke aja pärast. No, mis sest siis? täna tänane päev alles algab ja nüüd algab nii tänase päeva jutt. Miks me niimoodi midagi? Hommikul ärkasid, siis sina hakkasid tuba koristama. Jah, ma hakkasin tuba koristama, sest tuba oli must. Teele. Teele sinu süü. Mis nädalane koristamine siin on, mina ei tea, aga jah. Külma on. Öösel oli Niiske. mega külm, nagu reaalselt Mairol oli külm. Ja aknad on kogu aeg lahti, nii et vargad ainult tulge. Põhimõtteliselt. Aga meil on rõdukatusel, fancy, see on väga fancy. See oli ligur. Ja siis meil on, ja mingi tüüp kuivatab oma pesu juba toas äkki mingi 2 päeva või, ja ta on ikka läbi märjad, selle asemel, et need õuetuule kätte kuivama panna. Ja siis oligi. Hommikul läksime siis Mostat avastama. Läksime? No läksime. Oli see Mostale, oli see mingi teine linn juba? No, me enda arust kõndisime siin samas lähedal. Ja üle jõe on ka Mosta veel. Jaa, üle. Väike veel nire oli kuskil vahepeal. Põhimõtteliselt teadmised käisime täna mingi 3 tunniga, oli mingi vaid. No umbes 3 tunniga käisime kogu selle Mosta linna, pool Mosta linnast, sest üle jõe enne me ei osanud minna. Käisime pool Mosta linnast. Ja tegelikult me käisime, sest see oli üks sild oli, aga teiselt poolt ta läks ju, et ma vaatasin seda, see Mosee poist. Ja oli küll tegelikult. Mosee paistis seal. Järelikult 90% Mostast läbi selle 3 tunniga. Ja siis me leidsime poe, nagu ainsa söögipoe, siit ja see oli suht kallis tegelikult. Ma ostsin mingi ühe asju, ma 20 euro võiks saada. Jääti seda kallid. Ma ostsin 6 jäätist ja ploki vett. 7 eurot läks. Normaalne. Ja vesi oli sellest 2,80 sellist. Siis me tulime tagasi ja siis oli siuke levo puhkus. Pesu pesime. Sandra pesi oma pesu ära. Ja siis oligi lihtsalt tükk aega vaatasime lakke. Ja siis mõtlesime, et võiks seda mingi Pegasus või Pageon. Pegasus. Ei olnud. Pageon. See Euroopa asi, see kuhu me homme minema peame. Mõtlesime, et lähme otsime selle üles. Läksime majast välja ja Saina võttis kaardi ette ja hakkas valel poole kõndima. Ja siis tuli sealt tänava peal üks tüüp, kes oli nagu täpselt seljakott on seljas, tuleb siuke, ta ei ole maltakas, vaatan kohe, krüüdis silmside oli.
see tüüp tuleb meiega rääkima. Tuli ka, küsis, et kas ma saan teid aidata. Inglise keeles loomulikult. Ja siis tuligi välja, et see on minu toanaaber, kes eile koju ei ilmunud, oli mingi sõbra juures. Ja siis ta viis meid kohale, sest mis tal ikka siin teha. Ütleme nii, et ise me sinna poleks küll osanud minna, see oli nagu väike kleeps ukse kõrval, et see on page on Europe vist. Nii et äge. Nüüd peaks homme üles leidma. Ja siis homme võib-olla peaks mingi poega üles otsima äkki mingi korraliku. Seal samas oligi. No, pidavalt. Seal lähme supermarketisse. Supermarketisse on umbes sama suur kui elutuba või? Täpselt, supermarket. Ja nüüd me oleme siin. Üks asi. Ellu ütles, et ma Sandrat tervitaks. Ja tšau Ellule ka. Ellu on seal ju. Mõtlesin mu telefoni. Ei, telefonis ei ole Ellu. Ja käime siis need toad ka korra läbi. Põhimõtteliselt nii palju, kui siit näha on, siis see peaks olema siis mingi elutuba või midagi selle sarnast. Vaatame. Tšau, Saina. Hei. Siin on välisuks. Korra võib välja vaadata, kuigi on pime. Ei teine midagi. Võib-olla mõne pildi pealt kunagi näete. Nii. Las ta praegu olla. Praegu lähme siia poole. Nii. Siin on need itaalsed. Et hetkel neid ei tohiks kodus olla. Ei olegi. Tulegi põlema. Oot, itaallastel on mingi siuke koht. Mingi suur kaap neile värki särki, noh. Okei. Jälgi maha ei jäta, lahkume. Läheme edasi. Näete, pilt seina peal teil ei ole. Siin on siis, mina olen keskmises, siis seal ääres on hollandlane ja sinna nurka peaks tulema mingi prantslane täna. Jah, Alfredo Godet. Vana mees. Mingi jutu järgi on vana mees, jah. Lähme vaatame edasi. Näe, Sainatuba. Ja siia peaks tulema Stephanie Giron-Gilecki ja Flora Scheer. Kes on vana mutits. Täna tulevad. Olin üksi ühe öö see üksi olla. Nüüd saaks, kui see valgus ka paremini tööle läheks, oleks veel eriti lahe. Aga no natuke näete, seal on mingi väike peegel. 1,20 m võid pikk olla, muidu ei näe. Naistel on mingi oma vannituba siin. So fancy. Ütleme nii, et ajab asja ära. Nii. Põhimõtteliselt siit uksest saab üles katusele, aga kuna täna on juba pime, siis me sinna ei hakka minema. Siin on siis, ma arvan, et maja kõige korralikum koht. Jei. Kuskilt sa ei tule kustu täpselt. Ja siin on mingi ruum, mille otstarvet me ei tea. See on mingi kõige mõttetum ruum üldse, see on lihtsalt ruum, mis läheb katusele põhimõtteliselt. Seal on lagi peal, ma ei tea. Ja siis saab vetsu vaadata. Ja siis saab vetsu vaadata, saab lihtsalt ukse lahti teha, isegi kui vets on kinni keeratud. Ja siin on suletud ruum. Ja sinna me sisse ei pääse, aga seal on põhimõtteliselt ruuter ühendatud värki. Siin on põhimõtteliselt mingi laud ja tool kellegi jaoks. Ning siin on meie sõber. Hello. Please. Good one, good. Please introduce yourself. I'm Bradley. Hi, nice to meet you. Nice, fun. And why are you here? I'm here. Why are you here? I'm here to do an internship for in a school. I'm a teacher. Yes. A teacher? What are you teaching? I'm teaching English and maths for now. I think I have heard that story already. Tell us something new. Something new. Potato. That's new. Yo, Ellu, this was for you. What are you doing right now? I'm making a pizza, look. What are you doing here? Seems good. Good. Very fun. Yes. And järgmise korrani. Ciao.